Võib-olla kuskilt läbi ägu midagi, mõne katke. Uuri netist. See on täiesti avalikult kättesaadav. Ja see on rahvusvaheliselt pädev ostu-müügileping. Olgugi, et see oli ammu, see oli üle 300 aasta tagasi, aga nende Eesti territooriumi kohta on selline ostu-müügileping olemas ja Eesti territoorium kuulub Vene impeeriumile. Järgnevad sündmused Eestis, Eesti territooriumil, kui ta liidetakse Vene impeeriumiga, no see on kõigile teadaolev ajalugu. Kuni siis 18. aastani, siis kui sünnib see fenomen, kus kas Vene impeerium laguneb ja kõigi nende sündmuste raames tekib siis see vaakum, kus kohas mitte ainult Eesti, vaid Soome, Eesti, Läti, Leedu, et neile tekib selline jumalik võimalus luua oma riiklus. No sellest on ju nii lõpmatu, see on nii lõputult läbi nämmutatud retoorika ja sealt hakkab siis nüüd see Eesti võidukäik, eks, oma riiklus. Territoorium selle oma riikluse all kuulub Vene impeeriumile ja see võetakse kasutusele. Nii et ei ole mingisugust niisugust olukorda, et lihtsalt nii-öelda lambist, et nagu üritatakse ikkagi müüa maha aina räigemaks muutuvas, aina räigemaks ja valelikumaks muutuvas niisuguses meediapropagandas, eks, et Vene agressor, kõik terroristlik riik. Sõbrad, kui te teaksite, mida te tegite. Tundub, et enam sellele hoobile löögile ei ole vahet, aga see avaldus, kus kas Eesti oli siis nüüd see kõige kõvem kutsikas, kes karjus, sellel on korvamatud tagajärjed. Vene Föderatsiooni kuulutamine terroristlikuks riigiks, kuhu ühines väga suur koalitsioon, aga Eesti oli üks esimene nuga. 100 ja 1000 Eesti võimu ja valitsuse ja selle toitumisahela liikmed, selle eest te maksate väga valusat hinde. Te ei saa surra oma isamaal, te ei saa siia kunagi tagasi tulla, kui see pööre on toimunud. Siia saavad jääda ainult need inimesed, kes ei ole sekkunud nendesse protsessidesse, kelle kohta puudub informatsioon, et nad on russofoobsete avaldustega välja tulnud, kelle kohta puudub see informatsioon. Need inimesed võivad säilitada oma staatuse, leppida muutunud olukorraga ja edasi elada oma isamaal. Kus kohas hakkab elanikkond koosnema enamikus venekeelsetest inimestest. Sest kui see lihtne aritmeetika, mille ma just äsja ju välja rääkisin, 250 000 pluss 100 000, kas sa mõtled, et see sellega lõpeb? Vene sõjategevus Ukraina rindel hoogustub, Ukraina võetakse üle. Ma ei hakka sellest eraldi rääkima, ma olen väga hästi informeeritud sellest, väga hästi. Ma olen seda informatsiooni kuude viisi läbi töödelnud igapäevaselt. Väga erinevast diapasoonis meediakanalite kaudu. Loomulikult ei ammuta informatsiooni ainult Rossija 1 või Rossija 24 või millest iganes. Ma ammutan seda ka mujalt. Ma jälgin ka Doždi ja mitmeid muid nii-öelda Venemaal keelatud platvorme ja pluss muidugi interneti avarused. Eesti territooriumil tekkiv moodustis, millele ärme täna anna veel nime. Kas see saab oblast, mingi haldusterritoorium. Ja mida enam on rahulikke inimesi. Ja võiks öelda inimesi, kes ei ole viibutanud Venemaa suunal rusikat. Informatsioon tänapäeval on kõik salvestanud, absoluutselt kõik. Piisab ainult nendest Facebooki karjatustest. Mina olen saanud neid tuhandeid aastate jooksul, tuhandeid.
kus mind on ähvardatud, sõimatud, marginaliseeritud, ropult valimatute sõnadega. Need kõik on salvestunud. Kõik viimseni. See on Vene tervetel võimsatel institutsioonidel, need ei ole mitte mingid eriteenistused. Venemaal töötavad võimsad institutsioonid. Seal töötlevad informatsiooni, vaenulikes riikides levivat informatsiooni, eriti endiste Vene impeeriumi aladel. Seal töötavad tuhanded inimesed, töötlevad informatsiooni. Iga viimne sõna on arvesse võetud, salvestunud ja töödeldav. Venemaa käes on täpselt sama võimas ressurss interneti kontrollimiseks. Neil ei ole võimsaid platvorme ja see jätab mulje, et nad oleksid nagu väga nõrgad. Nad saavad limiteeritult kasutada kõige suuremat Google'i keskkonda, YouTube'i ja nad peavad arvestama, aga Google'is bännitakse, tsenseeritakse täpselt samamoodi kõiki muid postitusi ülemaailmselt, absoluutselt sõltumatu. Nii et Venemaa on lihtsalt üks nendest, kes peab selle YouTube'i tsensuuri all kannatama. Et võt sellised kujustused lähitulevikust meie tillukesel maalapikesel Eesti Isamaal saab elama ja mitte mingis kauges tulevikus, vaid päris lähitulevikus. Milliseks kujuneb see halvaendeline vastasseis meie nii-öelda koduvenelaste ja saabuvate 200 000 Ukraina sõjapõgeniku vahel? No see on omaette teema. Üks on selge, Eesti rahvas jääb täiesti protsentuaalsesse vähemusse omaenda Isamaal. Ja nüüd lõpetuseks, et mitte olla nagu õel ja kuri ja viibutada rusikat, mida ma oskan ka väga edukalt teha muideks. Ja võin väga äge ja väga impulsiivne ja väga järsk olla. Nagu ma esimeses osas viitasin, Eestis puudub absoluutselt igasugusel kujul tõelist rahvuslikku Eesti omariikluse eest vastutav poliitiline seltskond. Absoluutselt mitte ühtegi, vähemalt mitte teadaolevaid, vähemalt mitte nende inimeste hulgast, kes 5. märtsil üritavad jälle minna oma mandaate suurendama või kinnitama. Sellepärast, et valimiste kohta mõtlen ainult ühte, üks väga ilus võrdum, et kui valimiste tulemina saaks tuua mingisuguse poliitilise muutuse, järsu muutuse riigis, siis oleks valimised ammu ära keelatud. Niisugune irooniline võrdum. Aga üks on selge ja see peab täitsa paika. Niiga kuni on e-valimised, ei ole mitte vähimatki mõtet valimistel osaleda, sest need on ette ära määratud. Ja seda enam, kui Eestis puudub absoluutselt igasugusel kujul vastutusvõimeline seltskond, mitte keegi, ma ei räägi nendest kõigest tervest sellest tuntud kaabakakarjast. EKRE juhtkond on langenud sellesse seisu, kus kui neid võrrelda Reformierakonnaga, siis isegi viimasel ajal ma kiidan Reformierakonda väga lihtsalt põhjusel. Nad on tuntud kaabakad, valelikud, alatud, ääretult alatud inimesed, kes on seda erakonda koos, aga see on teada kõigile, et nad on mölakad ja kaabakad. EKRE kui uustulnuk, kellel ei ole veel isegi kümnendit nende eksistentsist mööda, nende tekkest möödas, on täielikult minetanud igasugusel kujul üldse
oma eksistentsi mõtte. Need inimesed ei vastuta oma tegevuse eest, kas nad teevad seda teadlikult või mitte, see jäägu nende südametunnistusele. Kõik a priori, terve EKRE seltskond, muudest ei ole mõtet rääkida. Keskerakond kaob üldse kaardilt, absoluutselt. See on minu kindel prognoos. Keskerakond põrub nendel valimistel meeletult, kui nad on kogu aeg orienteerunud nii-öelda sellele oma häälte saagile ehk inimohvritele võrdväärsena enam-vähem siis selle Reformierakonnaga, siis nad kaovad üldse. Nad langevad samasse seisu Isamaaga, Isamaa kaob tõenäoliselt üldse kaardilt. Ja kui üldse midagi huvitavat saab sündida, siis on põhjust jälgida seda veel siit saadik mitte erakonnaks registreerunud kodanikuliikumist nimega Koos, mille initsiaatoriteks on kaks väga entusiastlikku meest, Aivo Peterson ja Oleg Ivanov. Mõlemad tublid Eesti kodanikud. Kui paljud arvavad, et Oleg Ivanov on suur turjakas Ida-Virumaa ettevõtja, siis sa ei ole kuulnud lihtsalt. Ta suhtleb rohkem vene inimestega ja vene keeles. Tal on perfektne eesti keel, ta on Eesti kodanik. Ja ta on täis niisugust impulsiivsust ja entusiasmi. Ja mina isiklikult soovin neile edu. Olgugi, et ma tean, et see ei muuda enam mitte midagi. Aga nad on tublid siiski. Sellepärast ja Aivo Peterson, nad tegelevad selle nii-öelda kodaniku aktiivi viimisega siis erakonna formaati. Ja ma usun, et midagi nad ikka saavutavad. Ja üks on selge, et nad on kindel garant tulevasele sellele kehandile Vene impeeriumi raames, kus kohas ülevalt siis Moskvast keskvõimu poolt vaadeldakse uue selle haldusterritooriumil rajatava uue nii-öelda kohaliku võimustruktuuri tarvis on vaja kaadrit. Ja siis on kindlasti selles seltskonnas liikunud inimesed ja ennast seal määratlenud inimesed on tulevane siis nagu kaader. Pean juhtis eelkõige silmas ja muidugi Eestis on piisavalt. Need, kes on praegu väga vaikseks jäänud, kes ei viibuta rusikat Venemaa suunal, kannavad hoolt, neil on tervet mõistust piisavalt. Eks suures osas vormistatakse ka tulevane selle kehandi. Nagu sa näed, ma ei nimeta riiki, ma ei näe seda täpselt, milline saab olema see juriidiline määratlus. Aga igal pool on kaadreid vaja, sest nagu Stalin juba ütles, kõige olulisem on kaadri valik. Kaadrid määravad kõik. Ja nihkub võimuteravik, nihkub lihtsalt Brüsselilt Moskvale. Aga kõige selle juures on, miks ma nii rahulik olen ja miks ma nagu ei ole kurb selle peale, miks ma ei ole vihane, sellepärast, et ei ole ju mõtet ärrituda nende asjade peale, mis tulevad nii ehk naa. Miks ma peaksin ärritama? Sellepärast, et see tuleb. Kas minu ärritus, ma olen piisavalt elus olnud vihane, kuri, leppimatu, tige, häiritud. Olen jõudnud sellesse arengufaasi, kus kohas ma ei näe vähimatki põhjust selle üle ärritumisest, sest see on ju reaalsus. Tuleb reaalsus. Ja muidugi mingisuguses osas ma olen sellega päris rahul, sest see tuleb keskvõim ja Vene impeerium. Ma ei rääkinud, nagu sa tähele panid, Venemaa saavutustest maailma mastaabis ja Euraasia mandril ja sellest, kui sa oled sellest huvitatud, siis ma võin rääkida ka sellest. Ja sellisel juhul saab see olema prognoos aastaks 2023 vol 3, kus ma võin paotada ka neid taustasi, milliseks kujuneb üleüldse geopoliitiline kaart ja võimalik, see ei ole päris 100%.
aga jäi lõpetamata see mõte, et miks ma isiklikult ei ole kurb ja vihane kõigi nende sündmuste suhtes, tulevad nad nii ehk naa. Venemaa on riik, kes ainukesena maailma suurtest mängijatest ja suurtest tegijatest on kehtestanud kindla positsiooni konstitutsioonipõhiselt koos konstitutsiooni parandustega kõigi elu põhiväärtuste põlistamiseks. Kõigi elu põhiväärtuste, see on perekond, see on traditsioonid, see on paljurahvuseline riik, mida juhib Vladimir Vladimirovitš Putin, kelle koduparteiks on Jedina Rossija, kus kohas on enam ja täpselt seesama printsiip. Venemaa on paljurahvuseline suurriik ehk konföderatsioon. Milliseks kujuneb see lõplik faas, kas ta jääb ainult föderatsiooniks? Seda ei tea veel täna. Üks on selge, Venemaa saab Euraasia mandri mänguriks number 1. Aga see on juba nii-öelda selle 3. osa teema. Aga Eesti pärusmaaks saab olema siis selline nii-öelda detailplaneeringu visand, nagu ma selle praegu kujustasin. Ärritumiseks pole põhjust, sellepärast, et kui see sünnib, siis see sünnib nii ehk naa, ka ilma minu ja sinu ärrituseta. Oleme truud sellele, mis on tulemas. Kohtume 3. osas.